Rannar, mis on 3 punast lippu, millal tasub kinnisvaraostul pidurit panna? Kusjuures see on mega oluline asi, kui sa praegu kas otsid kinnisvara, käib vaatamas või siis isegi tahad autot osta, eks ole, siis peamine asi, mida tasub vaadata, on see, kui müüja ei anna sulle piisavalt infot näiteks. Või siis ei vasta su küsimustele, kõikidele küsimustele. Ja kui keerutatakse näiteks vastustega, puudub mingisugune konkreetsus, et sa ei saa konkreetselt oma küsimustele vastuseid. Ja isegi nii, et ta ei julge sulle silmagi vaadata. Aga millisel juhul siis jätta kinnisvara üldse täiesti ostmata? Ma usun, et praegu on päris palju inimesi, kes vaatavad ka, eks ole, kui midagi väga meeldib, isegi siis, kui sulle see korter või maja või auto näiteks väga meeldib, aga müüja ei ole nõus vastutust võtma, isegi varjatud puuduste eest, eks ole, siis ütleme näiteks, ma ei tea, võib-olla ma ei saa ja ei ole nõus isegi järgi uurima mingisuguseid kas või pisiasju, millele sina tahad kangesti vastust. Või siis ei taha näiteks lubada siin ehituseksperdiga tulla vaatama või siis maakleriga, eks ole. Siis usu mind, sa teed väga suure teene endale, kui sa jätad selle ostmata. Nii et selleks, et sina ei peaks nende punaste lippudega tegelema, neid alati märgataks, võta minuga ühendust ja usu mind, sul on lihtsam neid ennetada, kui pärast nendega tegeleda.